Tervitus kõigile videomonteerimise huvilistele. Tänases tunnis ma räägin teile, kuidas lisada teksti mingisugusele objektile. Selles teemas on palju erinevaid variante. Erinevad variandid on siis kaamera seisab, objektid liiguvad ja need objektid, mis liiguvad, neile on vaja lisada tekst. Või on vastupidi, objektid, millele on vaja lisada tekst, seisavad ja kaamera liigub. Või siis liigub kaamera ja kõik objektid liiguvad. Siis on veel variant, kus kas sa tahad konkreetselt sellele objekti peale seda teksti panna või tahad kõrvale panna. Et neid variante on palju ja nendest variantidest ma teen kõik erinevad tunnid ja täna ma hakkan siis teile näitama, kui kaamera liigub, aga objektid ise seisavad ja kuidas me lisame teksti niimoodi, et me lisame teksti selle objekti kõrvale. Hakkame siis pihta ja ma näitan teile kõigepealt siis tulemuse ja siis hakkame näitama, kuidas asi toimib. Vaatame, mis meil siis siin sai. Vaatake, mul need kirjutused veits hüppavad selles suhtes, et muidugi on võimalik kvaliteetsemalt teha. Mina olen niimoodi kiiruga teinud ja sellepärast see kirja liikumine on ebakvaliteetne, aga see on ainult kiirustamise pärast, sest ma ei viitsinud lihtsalt korralikumalt teha. Ja kui me nüüd kohe lõpeb see video ära, siis te näete ära, mis seis sellega on ja siis lähme edasi. Mis meil on esimene asi, mis me tegema peame? Kõigepealt me peame arvestama ise, et millistel hetkedel me nüüd seda poolitame, seda tracki. Mina pakun, et me peame poolitama niimoodi. Näete, nüüd, kuna me peame siit nüüd kirjutise panema 4 objektile, Vabaduse sammas, siis on seal Niguliste kirik, Oleviste kirik, eks. Ja kuna nüüd see Vabaduse sammas läheb nüüd siia nurga taha, siis sellest hetkest me ka poolitame. Nüüd ta siis kadus ära. Poolitame. Mina poolitan klaviatuuril siis klahviga S, aga muidugi on võimalik ka hiire parema nupule vajutades, siis tuleb seal split ette, nagu ma olen varasemalt näidanud. Nüüd vaatame järgmise. Nüüd ju läheb siia nurga taha, läheb ka see Niguliste kirik, eks. Siis me peame ka siit ära poolitama. Järgmine objekt, mis siit tuleb, on see Oleviste kirik sealt. Nii, nüüd ta läheb kohe nurga taha. Siit teeme spliti. Siis nüüd on see Jaani kirik siin jäänud. Aha, nüüd oli nüüd niimoodi. Jaani kirik oli mingi hetk siin siis kaadris kogu aeg. Siis me peame siit ära poolitama, kuna järgmine kaader on juba koos Oleviste kirikuga. Siit poolitame ära. Siis lähme edasi, sest siin me juba kirjutame mõlemale. Teeme juurde neid. Siis me peaksime nüüd poolitama, kus see Niguliste kirik siia ette tuleb. Ja edasi jääb meil juba 4 objekti korraga kaadrisse. Nii, nüüd on meil meie jaoks nagu see projekt valmis või siis nagu ette valmistatud. Ärge küsige miks, aga te peate kindlasti tegema sellise asja, et viite selle hiirekursori nüüd siia tracki peale ja vajutate hiire parema nupuga peale ja teete sellise asja nagu duplicate track. Niimoodi. Ja kui me nüüd töötama hakkame, siis mina ei hakka neid kõiki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siis nagu töötlema. Mina töötlen siis ära Oleviste, siis Jaani kirik ja see Niguliste tuleb siia ette. Ja siis, kus see viimane tuleb ette see Vabaduse sammas, eks. Nii. Kuidas see siis käib? Tõmbame selle raja natuke pikemaks.
nii, siis mina võin siit julgelt ära kustutada siis esimesed 3 juppi, kuna mulle muidu see parema ekraani peal või siis selle monitori nurgas, siin paremal nurgas see suur pilt, see võib hakata segama teile näidata, sellepärast ma tõmban selle kõik siia poole, ikkagi see hakkab ka siin segama tõenäoliselt. Peas, et need instrumendid meil siin neid näha on, see Bancrop instrument, see FX. Nii, mis me siis teeme? Vaadake, mis saab. Kui me tõmbame siia nüüd selle Bezier masking, siis jäi meil kaadrisse see niimoodi. Nüüd ma siit aktiveerin selle. Nüüd ma saan sellega manipuleerima hakata. Võtame selle siiski siit ära, selle ülemise duplikaadi, mis me tegime. Niimoodi. Ja hakkame siis tegema. Teeme nüüd niimoodi. Ma ühes videotes juba näitasin, eks, et nüüd me näitasin siin, kuidas seda Bezier maskingi siis seda liikumise jälitamist seadistada. Et eelmises videos ma näitasin siin general options'ist, et me peame selle mask FX-ile siia linnukese tegema. Antud juhul me ei tee seda linnukest siia. Siis me tõmbame natukene niimoodi, et seda musta tausta sealt kaoks ära, et me näeksime täpsemalt, mida me tegema tahame. Ja nüüd siis teeme niimoodi. Nüüd on meil esimene mask, eks, võtame siit mask 1. Niimoodi. Ja me saame siit teha nii. Me vaatame selle kaadri oma endale veendumuseks nagu ära, et mis meil siia kaadrisse jääma peab. Niimoodi. Meil peab siis siia jääma ka see Niguliste kirik. No, valime näiteks, et esimese maski me sätime selle Jaani kirikule peale. Siis kuna see on nagu nii-öelda siis rööpkülik on nagu horisontaalselt, eks, siis me siit on ka võimalik kõike määrata, et me ei pea ainult siit nagu keerama seda kõike, eks. Et ei ole vaja ainult siit teha. Saab ka teha siit. Kui ma tean täpselt, et ma pean selle püsti panema, siis kirjutame siia 90. Siin, kus siin see angle on, eks, ehk siis nurk on ja paneme enter. Siis ta viskab ennast 90 kraadi. Niimoodi, ja siis praegu ju laius nagu muutus nii-öelda siis pikkuseks, eks. Et me samamoodi siit see laius, width, siia me kirjutame siis, no, kuna mina olen juba teinud, siis ma juba tean, et ma kirjutan siia 200, eks. Niimoodi. Ja selle 500 asemel ma kirjutan siia 100. Nii, nüüd ma olen sellega rahul. Nüüd ma tõmban selle siia selle Jaani kiriku peale. Ma teen ikkagi siit mitte 200, vaid teeme näiteks 150. Ei, 150 on ka suur. Teeme siia 0,120. Nii, nüüd ma olen rahul. Las ta olla nii suur. Niimoodi. Sellega ma olen rahul. Nüüd võiks siis, nüüd peab siin seadistama, see on väga tähtis osa, tuleb vaadata, see on igas olukorras on nagu tegelikult erinev, eks, et siin tuleb vaadata, et vahest kui keegi õpetab teha niimoodi, et siis sa pead ikkagi natukene katsetama, ütleme, seal mingisugune omadus muutub, et siis järelikult ei saa neid täpselt samal moel nagu teha, et mina panen praegu sellistele suurtele hoonetele seda nagu peale, sellepärast mul on nagu lihtne, eks. Et ma panen siin selle täpsuse, panen kõrge, et siis selle käitumise panen siis siia asukoha, location, et
siis suund on nagu edasi, ehk siis kuidas see järjehoidja nüüd liigub siia edasi, eks. Et ja siis selle kaadrite täpsuse panen siis 1. Niimoodi, paneme siis käima. Ja nüüd ta siis teeb selle liikumise jälgimise. Nii, ja kuna me tegime siis, kuna meil on siin see järjehoidja siin poole peal, eks siis siit siia nagu edasi tegi selle jälgimise ära. Ja siis me peaksime seda suunda nagu siin seadistama uuesti, panema tahapoole. Siin on võimalik ka muidugi mõlemalt poolt panna, aga parem on ikkagi käsitsi panna. Paneme uuesti start. Kõigepealt paneme selle järjehoidja siia, eks. Ja siit maalt siis teeme nüüd tagasi ka liikumise jälgimise. Mis meil siis siin sai? Meil sai siin nüüd niimoodi. Kui me nüüd seda jälgime, eks, mis me sai, mina panen siis, vajutan selle klaviatuuri selle noolega, mis paremale poole. Ja nüüd ta ilusti jälgib seda hoonet. Tähtis on ka see, et te peate meelde jätma nüüd selle, et millise maski, mis numbri maski te nüüd sellele, mis hoonele panite. Paneme siin maski uuesti käima. Aktiveerime selle Bezier masking. Nii, nüüd me paneme, võime julgelt siis selle General Optionsi kinni panna. Selle esimese maski me võime ka kinni panna. Nüüd me võtame lahti mask 2. Ja siis peame siin enable ehk siis aktiveerima siis. Nii, nüüd meil aktiveerus teine mask. Ja nüüd me paneme selle teise maski, paneme näiteks selle Oleviste kirikule. Vaadake nüüd, see Oleviste kirik on siin hästi väike, ja meil on jube keeruline siia seda täpselt panna. Siis me teeme siin täpselt samamoodi, kõigepealt keerame selle nurga ära, keerame ta püsti ära. Nüüd paneme selle keskkoha, paneme siia selle koha peal ära. Ja siis siit hakkame määrama. Mina panen siia 0,07. Ja siia panen 0,03. Ja nüüd ongi selle kiriku suurune täpselt. Et ma ei pea siis nüüd seda niimoodi käsitisi tõmbama hakkama, eks. Ja paneme samamoodi tracking. Seadistame trackingu, nagu me seadistasime mask 1. Paneme siit jälle 1. Ehk siis need optionsid, need valikud me siis panime paika, et high, location ja forward. Ja paneme siis uuesti track. Paneme selle järjehoidja nüüd siia, kuskil siit ta hakkas. Ja paneme backward. Nii, vaatame üle. Paneme selle kõrvale siia ära. Vaatame üle. Ja kõik on väga hästi. Need valged jupid on nüüd siin ligi. Mis meil siin veel teha jäänud on siis? Meil on ju vaja siia sellele mask 3 teha, eks. Paneme siis selle mask 2 kinni. Lahti jälle, mask 3. Aktiveerime selle mask 3.
nii, vaadake, see mast 2 on siin aktiivne, eks. Ma esimestel korradel ei näidanud. Nüüd on aktiivne, nüüd tekkis ilma nende tähisteta see selline raam, me lihtsalt klikime siia hiire vasaku nupuga siia peale ja siis ta nüüd vahetas selle poole ära, nüüd ta muutus siis reaalselt aktiivseks. Ja siin me teeme jälle samamoodi. Siin me kirjutame nurgaks 90, siis paneme siit selle siia see kirikuhoone peale, paneme siis, no kas paneme siia 1 või paneme 10 või paneme 100, siin nagu vahet olete, nagu nii muudab selle täpseks. Ja siia paneme siis 0,5. Ja muidu selle asu kohta, et me tahaksime seda kõrgemaks tõsta või kuskile poole, siis me saame seda muuta siit, eks. Siin on location, eks. Näiteks kui me kirjutame siia praegu 0,057 asemel kirjutame siia näiteks 70, siis vaatame, kuidas ta nüüd muutus, kuhu ta nüüd läks, kas paremale, vasakule, üles, alla. Nii, nüüd ta läks paremale. Kirjutame siis siia 55 tagasi. Ja siis, kui me muudame siit näiteks, tahame teda üles poole panna, paneme siia 770. Nüüd ta läks natuke üles poole. Okei. Nii. Ja täpselt sama protseduur. Meil on see kaader siin praegu, me ei tohi seda enam puutuda. Kui ta läheb paigast ära ja ta trackib valesse kohta, seda me enam praegu puutuda ei tohi. Kui me seda järjekoodi siit muudame, siis see jääb seisma ja hoone liigub paigast ära ja siis on jama. Sa hakkad kõik jälle otsast peale. Noh, ma mõtlen selle 3. maskiga hakkad otsast peale. Aga et seda mitte ei oleks, siis meil ei ole nii suurt vajadust seda liigutada. Paneme siia selle suunad paika jälle, siis paneme selle kaadri täpsuse paika, paneme 1 ja paneme start. Nii, jätame meelde jälle, kus kohast ta nüüd liikuma hakkas. Teeme sama protseduuri läbi, paneme siit tagasi suunas, paneme kuskil siit, eks. Ja alles läheb tagasi suunas. Nüüd peaks see tracking valmis olema. Ja vaatame, mis siit saab. Nüüd ta liigub. Näete, nüüd liigub selle hoonetega kõik kaasa ilusti. Eks. Ma ei hakka teile seda viimast kaadrit ka siin näitama. Ärge seda vaadake praegu. Ärge sellele praegu eriti tähelepanu pöörake. Nii. Kõik toimib, eks. Selle me võime siis siit ilusti kinni panna. Nüüd, kui meil on see valmis, siis me võime siit teha, ma kustutan siis selle üldse siit ära. Ja nüüd me võime siis, teeme muidugi Ctrl-S vahepeal. Ärge unustage Ctrl-S, ma olen teile igas tunnis rääkinud, ärge unustage Ctrl-S, sest muidu te võite võtta sellise asja ja ma arvuti puruks lüüa. Uskuge mind. See on selline 5-kilone siin. See plaat ja siis kui see närvi lähed, kui sa oled nii palju tööd teinud ja sa pole Ctrl-S vajutanud ja sa saad aru, et see on sinu viga, siis läheb pahasti. Ja nüüd siis teeme selle duplicate tracki, Ctrl-S jälle. Teeme selle veits väiksemaks. Nii, mis nüüd toimub? Nüüd, kuna meie tund on siis selle kohta, et me lisame siis selle liikumise jälgimisele, lisame teksti, siis me võtame siit Media Generators lahti.
ja meil on siin 1, 2, 3 objekti, siis me võime siit julgelt lisada kohe 3 track'i. Nii, siis siit me võtame titles and text. Tõmbame siis selle titles and text rajale. Praegu võime kinni panna. Nii, teeme siis selle täpselt selle meediajupi pikkuseks. Et nad oleksid ühe pikkused siis. Teeme veel käsitsi seda. Nii. Nüüd meil on siis 3 maski ja siis 3 teksti. Nii, alustame siis näiteks, me võime siit julgelt kõigepealt teha siis selle videotracki mute. Sellest ei ole midagi, peaselt meil meeles see on, et see mute on siin ehk siis summutatud. Teeme selle videoraja veits pikemaks. Kustutan selle siit jupi ka ära, muidu on nagu halvasti näha. Tõmbame raja pikemaks. Niimoodi. Alustame siis selle teksti töötlemisega. Teeksime siis niimoodi, et kõigepealt siin on kõik nagu standardne nagu, et muudame teksti suuruse. No paneme näiteks, kuna ma olen juba proovi teinud, siis ma juba tean, et valime siis teksti suuruse, mina hetkel valin 12, panen siis bold, niimoodi, ja siis kirjutame siia näiteks Jaani kirik, niimoodi, ja nüüd me saame siin teha mida iganes, et näiteks muudame teksti värvi. No paneme teksti värviks sinise või sellise. Nii. Nüüd sellise heledama natukene. Nüüd pange tähele, et kui me siit värvi muudame, siis muutuvad need numbrid. Eks. Siis me saame siit näiteks, aga kui me tahame kirja panna niimoodi, siis äkki on see rea vahe siin, noh näiteks teie jaoks liiga suur, eks. Minu jaoks oli siis ta liiga suur ja siis ma võtsin siit advanced. Siin on siis rea vahe, mina panen siis, kuna ma olen seda varem teinud, siis ma panen siia 0,85 ja vaadake, kui ma vajutan siia nüüd enterit, eks, et siis süsteem või siis see programm on niimoodi seadustatud, tuleb 3 koma kohta niikuinii ja siis on siin võimalik veel sellist asja, et me saame teha nii-öelda siis kirjutisele piirjooned, eks, või äärejooned, et kui me tõmbame selle, mida suuremaks see number siit läheb, eks siis seda jämedamaks see joon nüüd selle kirjutise ümber läheb, et kui me tahame näiteks seda värvi sellel muuta, teeme näiteks kollaseks. Nii. Ja siis on võimalik veel teha varjusid selle tekstile. No, kuidas te varjutate siin, seda peate ise vaatama. Nii, selle paneme kinni. Ühe asja ma olen siin deaktiveerinud, aga pean praegu aktiivseks tagasi tegema. Nii.
Ja nüüd võtame VideoFX lahti, tõmbame siit selle vaikimisi seadistuse pildis, picture in picture. Nii, ja nüüd tekkis siia selline ruut ümber ja vaadake, kui see ruut nüüd ümber tekkis, siis see kiri muutus natukene väiksemaks. Et sellega peab nagu arvestama. Seadistame, sätime ta siia kohta paika ära, näiteks oleme sellega rahul. Siis aktiveerime, vajutame kontrolli ja hiire vasaku nupuga vajutame siis siia peale. Nüüd need 2 tükki muutusid aktiivseks, et ülejäänud ei tohi aktiivsed olla. Et kui need 2 tükki on aktiivsed, läheme siit Toolsi, Extensionisse, Copy Motion Track to PIP, ehk siis kopeeri liikumise jälitamine pildis külge. Võtame siit, klikime selle peale. Ja nüüd siin ongi see olukord, kus ma alguses ütlesin, et te peate meelde jätma, millise maski kuhu me teeme. Et mul on siin 3 maski ja siin ma panin 3 maski, ehk siis selle Jaani kirikule on mask number 1. Kleebime selle maski number 1 külge. Nii, mis siin sai? Ja nüüd see Jaani kirik liigub koos selle kirjutisega. Nüüd summutame selle ära, teeme järgmise lahti. Aktiveerime siis selle järgmise. Võtame selle kirja ära, võtame selle kirjapildi suuruse 12, vaadake, siin on selle kirja stiilid, bolt, suurus, kõik asjad on siin nagu olemas ja kirjutame siia siis siia. Nii, kirjutis on valmis. Nüüd ma ei hakka neid teisi asju näitama, selle asukohta on võimalik nagu siit ka nende numbrite järgi nagu muuta, eks. Aga seda meil praegu hetkel nagu vaja ei ole. Ma teisi asju ma juba näitasin esimese kirjutise juures. Niimoodi. Siis tõmbame selle pildis nüüd siia. Paneme selle kirjutise nüüd siia selle kiriku kohale. Niimoodi vaadake selle kirja asukohta on võimalik muuta ka siit selle location ehk see asukohta nende numbritega, eks, et kui hiirega ei saa nagu täpseks panna, et seda võite proovida vabalt. Siis nüüd siis aktiveerime selle raja, kus me seda kirjutist tegime, samamoodi kontrolliga aktiveerime siis selle videoraja, mille külge me tahame teha. Näete, nüüd on see ülemine või siis see ülevalt teine on aktiivne ja siis see 4, et see eelmine ei ole enam aktiivne. Ja nüüd teeme jälle selle extension, kopeerime selle liikumise jälitamise pildi külge ja nüüd, kuna see Oleviste kirik oli meil mask 2, paneme OK. Niimoodi. Siis summutame selle ära, teeme ülemise lahti. Teeme siia 12, jälle poolt, kirjutame nagu ma ka eelmise kord ütlesin, et ma ei hakka neid siin edasi selgitama, ma juba korra selgitasin. Paneme kinni, tõmbame selle pildis siia peale. Anname talle asukoha. Paneme kinni, aktiveerime. Vaadake, kui me nüüd siit seda järjehoidjalt muudame selle järjehoidja asukohta, näete, siis see kiri jäi ikka sinna, kuhu me ta panime. Näete, et kui te nüüd selle järjehoidja asukohta muutusite, siis see kiri jäi nagu kinni, siis te peate selle järjehoidja, arvestama seda järjehoidja kinni, et asukohta, et seda nüüd uuesti seda õigesse kohta panna. Mina siis kasutan seda klaviatuuril paremale vasakule nuppu, eks. Ja samamoodi nüüd on mul see aktiivne. See rada kontrolliga jälle ja hiire vasaku nupuga klikin ka siia, nüüd on need 2 aktiivsed. Võtan siin extensions, jälle see sama asi ja see Niguliste kirik oli mul siis mask 3 siin, panen OK, siit vajutan OK, olen selle kõigega rahul, aktiveerin kõik, siin siis selle bankropil ma deaktiveerin selle Bezier masking, igaks juhuks teen Ctrl S.
ja vaatan, mis meil sai. Vaadake nüüd selle hakkimise peal mul natukene, või siis selle raja näitamise peal natuke hakib, aga pärast renderit see saab olema normaalne. Et selline on siis tulemus ja et järgmises tunnis ma näitan teile natukene teistsugust meetodit selle kirja lisamist nagu selle pildile, aga seal on natukene teine nüanss, et mõnes kohas on see variant parem, mõnes kohas on teine variant parem, et siin tuleb vaadata. Okei, aga seniks järgmise korrani, kõike paremat!